Tere, meie oleme siis Rae Kossu esindusmeeskonna mängijad, ma Mattias. Ma Rudi. Ja kuna siis hetkel on siis käimas tervisekuu, siis selle raames eelnevad aastad oleme rohkem suunanud tervisekontrolli, kuid sel aastal oleme siis siia tulnud Ott Kiikaga, et küsida rohkem toitumisest ning toidulisanditest. Ja, tere ka minu poolt Eesti noorte meister korvpallist 1988. Okei, et kui palju sinu arvates tegelikult teismelised mõtlevad spordi tegemisele ka toitumisele? No spordi tegemisele tõenäoliselt nad mõtlevad. No mina käsitlen seda sellest seisukohast, mida ma näen ju täna jõusaalides ja seda suurt hulka noori tegelikult, kes seal toimetab, ja teine pool on siis loomulikult tõenäoliselt see osa, kes seal ei saa toimetada, sest teadupärast paljudel jõusaalidel on ju see natukene vanuseline piiranguga peal, et tal on 14 üksinda sisse, noored ei saa, mis ma saan sellest nagu murest või probleemist aru, miks see niimoodi püstitatud või pandud on, et kui seal iseseisvalt toimetada, sa võid sealt pildikult öeldes endale kahjuga teha, aga jah, et ütleme, see jääb ka mõninga piirangu, et mingilt maalt noored lihtsalt seal sees nagu teha ei saa. Aga need, kes teevad, mulle tundub küll, et need on entusiasmi täis ja tõenäoliselt mingid algelised teadmised, nii palju kui täna loomulikult nad saavad eelkõige sotsiaalmeediast, keegi kuuleb, keegi näeb, mingi sõber ostab koti valku, siis sõber peab ka saama või on mingisugused muud toidulisandid veel, et seda poolt kindlasti ütleme, see info on täna tunduvalt kättesaadavam, kui see oli siis, kui ma teie vanune olin. Järgmiseks siis, mis on sinu arust selline perfektne taastumistoit, mida võiks siis noorsportlane peale kas siis võistlusi või peale kas või trenni siis tarbida? No siit peaks võib-olla alustama selle, et kui suur osa üldse nagu ka toitumisel on siis sportlase taastumises, et minu arvates seda võib-olla tihti nagu alahinnatakse just aladel, mis ei ole otseselt seotud jõualadega, et seal on tavaliselt nii palju, kui minu enda kogemus on ja kui ma tegelikult olin samamoodi kossupoiss nagu teie, jah, treener ütles, et sööge, aga ega väga täpselt juttu ei tulnud, et mida siis sööma peab, eks ole, ja ütleme, seda väga suurt teadlikkust nagu tegelikult ei olnud. Aga põhiline me saame aru, et saavutusvõimed, me arendame neid treeningu käigus, aga nad tegelikult realiseeruvad sisuliselt siis, kui toimub taastumine ja puhkus, eks ole, on kaks asja, eks ole, seal on mängib uni väga tähtsat rolli, mis tihti tänu sotsiaalmeediale ja täna ka internetile, et sul 24/7 jookseb sul informatsiooni sisse ja sa ei taha kuidagi asju käest ära panna ja sõbrad on ka kõik kuskil, sa ei pea sõbrade külla minema, sõbrad on sul põhimõtteliselt toas olemas, ööpäev räbi, kui sa tahad. Et see on üks tõsine probleem, mis on, sest nii kui üks magamata öö, põhimõtteliselt igaüks teab, mis järgmine päev toimub, et ega sul ei ole ei saavutusvõime paranemist toimunud, ei õppimise paranemist ega mitte midagi, eks ole. Ja teine pool on siis, mis on see toitumise pool, mis me vajab keha toitained ja nüüd ongi see, et kas ma teadlikult siis söön peale treeningut, eks ole, koheselt lähen sööma või see tuleb kuidagi kaootiliselt, et tead, et 5 on trenn ära, aga ma ei tea, 9 äkki keegi õhtul paneb toidu lauale, et kas see teadlikkus tuleks sisse, et palju sa siis enne trenni sööd, mida sa sööd ja mida sa sööd peale treeningut nagu, ja samamoodi, mis vahekorras siis üks asi on juua kas spordijook ära või tavatoidust midagi või siis mõnda toidulisandit võtta. Teine asi on ka see kombinatsioon jälle, et me peame alati aru saama, et peale trenni keha vajab energiavarude taastamiseks süsivesikuid, need on siis sisuliselt kõik, ütleme, tavatoidust hakkavad pihta, kui sa võtad kas mahla või puuvilja piltlikult öeldes sa saad, või kui sa võtad siit laua pealt näiteks niisugune asi nagu isofuel, siin on siis kontsentreeritud pandud siis toidulisand, kus sa lased vee peale ja sa saad need süsivesikud, eks ole, kätte koos elektrolüütidega. Aga teine pool on see, et alati sinna juurde on soovituslik siis saada valku, nüüd ongi võib-olla keerulisemaks lähebki see, et kui ma ütlen, et nüüd võiks olla üks kohupiim ka kotis, siis tekib küsimus, et kas tavalisel koolipoisil see kohupiim seal kotis nüüd peale trenni on, tõenäoliselt vist ei ole, eks ole. Loomulikult alati on võimalik ka minna koju ja seda süüa, aga siis selgub, et ega ema ei ole ka teadnud seda sinna külmkappi osta, eks ole, või kodujuustu või mune või muid valgurikkad toiduained, et siis tulevadki mingil kujul mänguga toidulisandi vajadus üldse, ehk enne, kui me tormame seda lihtsalt umbes ostma, siis peaks olema arusaam üldse või ka mingi loogika, et kui palju ma täna mingisuguseid toitaineid üldse vajan. Ja see tähendab nüüd loomulikult kõigile mingit meeletut arvutamist, sest küsimus on selles, et me niikuinii päeva lõikes ütleme eelkõige süsivesikuid ja rasvu, keskmine, ütleme siis inimene, üldjuhul ta tarbib tõenäoliselt nii palju, kui tal vaja on kehal.
mida ta sealt nüüd kätte ei hakka saama, on ikkagi tõenäoliselt, kui ta teadlikult ei otsi, siis kindlasti sportlasel, eelkõige rõhksema sportlasel või kes tahab spordis midagi saavutada, pluss omakorda eristada veel siis ütleme kestvusalasid jõualadest, on siis see, et seal peab vaatama just ka selle valgu osakaalu. Kui on ütleme ka korvpalluri selline periood, kus ta päriselt tahab lihaseid kasvatada, päriselt ehitada ja ta päriselt käib tihedamalt jõusaalis, siis on see valguvajadus 1 tal, toome siis näite umbes 2–2,5 grammi kehakilogrammi kohta valku siis ööpäevas, eks ole, et kui ise oma kehakaalu tead, võid selle 2 umbes ära korrutada, saad sa vajaliku valgu koguse kätte, eks ole. Teine asi on see, et sa õpid siis vaatama, palju see nüüd tavatoidust seda siis tuleb, see on omaette tegelikult ikkagi ka oskus lugeda, aga mitte võimatu, sest enamus toiduainetel on täna olgu öeldud, toiteväärtus on peale kirjutatud. See on niisugune, ütleme, algtasemel matemaatika, et kui me lööme ühte ritta süsivesikut, teise rasvad ja kolmandasse valgut, siis kui me tahame, siis me saame laias laastus kokku arvutada, palju me saame, eks ole. Ja teine periood, ütleme, kus ta vajab lihtsalt võib-olla pallimängudest, kui on intensiivsem isegi võistlushooaeg, siis see valguvajadus nüüd ütleme kestvusala inimesele ei ole nüüd nii suur, vastupidi, tal võib olla suurenenud vajadus siis ütleme just selliste isotooniliste jookide järele, kus energiakulu on suur, aga ütleme lihastel lagunemise protsess võib-olla ei ole nii suur nagu jõusaalis, sest jõusaalis on ka see eesmärk, et saada lihaseid juurde, eks ole, me läheme sinna. Ja see eeldab ka seda sama, et just see valgu osakaalu tähtsus toitumises nagu suureneb. Nii et need on nagu paar sellist lihtsat asja, mille järgi üldse aru saada, nagu, et mis hetkel või kuidas üldse, mis perioodil nagu rõhku millegile nagu panna. Sest päeva lõpus ega inimese põhivajadus on see ja aju küsib selle toidu sisse niikuinii. Isegi kui see pool päeva sellega ei tegele, siis ta hakkab tegelema sellega teisel poolel päeval, eks ole. Loomulikult sportlase mõttes oleks alati hea ka see energiahulk enam-vähem jagada päeva peale ära. Sest esiteks on see, et selleks ajaks, kui te juba trenni lähete, näiteks peale kooli, tegelikult suur osa ka toidu energiast võiks olla enne seda juba tegelikult sees või vähemalt ütleme siukene, laias laastus siukene 55–60% võiks olla söödud päeva esimeses pooles juba toidu energiat ära. Et ei jääks liiga palju õhtusesse aega, sest organismil on ka ikkagi teatud mõttes teatud piiratud võimalus ka omastada toitaineid, et kui me ikkagi hommikul lähme söömata välja, koolitoitu võib-olla käime ka kauge kaarega veel ümber, siis hakkab kannatama ka treeningu kvaliteet, ehk meil tegelikult ei olegi energiat. Kui me trenni jõuame, oleme me suhteliselt juba kutud. Ehk et me jaksaks trenni teha, selle jaoks peabki tekkima päeva jooksul väga selge distsipliin päeva. Nii et, ja see ei ole ainult jõualade oma, vaid see on, mida professionaalsemal tasemel keegi sporti tahab teha ja täna on tegelikult ka ju pallimängudes või vahe, kas te mängite jalkat või kossu. Igast mehest endast sõltub see, kui kaugeledes keegi jõuab. Varem oli, ütleme ausalt, aastakümmet või 35 tagasi oli see keerulisem, sest kui taasiseseisvunud Eestit ei olnud, oli väga keeruline isegi liidu koondise pääseda, kuigi Eesti mehed ju pääsesid sokud asjad, kes tulid olümpiavõitjateks. Aga siin on täna see, et palun väga, ole ise mees, NBA-sse palun. Aga see eeldabki seda, et sa päriselt saad aru, kus sa nagu jõuda tahad ja sa oled valmis ka rohkem pingutama, kui kas treener ütleb või sõber ütleb nagu. Ja sealt hakkab see suhtumine pihta, et ta tihti hakkabki suhtumis. Kas ma saan aru, et läbi selle professionaalsuse ma ei taha alati öelda, et kohe hakkab pall minema sisse, nii kui ma hakkan nüüd regulaarselt päeva jooksul sööma, hakkavad viskat tabama. Ei, selle jaoks tuleb ikka väga palju viskamas käia. Ja tõenäoliselt ajal ka, kus teised ei viska, pead sina ka viskama. Võt siis nad hakkavad sisse minema, olles ise ju kossu ja käsipalli samamoodi mänginud. Aga sisuliselt jah, et see, mis saavutusvõimetega ja et sa taluks ikka suuremat koormust, see eeldab juba seda, et ma saan ka aru, et järelikult ma pean professionaalsemalt suhtuma kogu sinna toidulauda, pluss peab ööpäevast tekkima see sama režiimi osa ka, et ma siis öösel võtan selle aja ja ma ei ole siis telefonis või arvutis ja et ma taastuksin ära järgmiseks päevaks. Nii et paljud lapsevanemad on ka väga skeptilised siis erinevate siis kas toidulisandite siis valgujoogi või valgupulbri osas. Et kas sina näed sellele mingeid otseseid riske või mis sinu vaade selles on? Mõneti selles mõttes, et jah, ma olen sellega ise ka kokku puutunud ja ega ma mäletan ju ka seda aega, kui ma esimesed toidulisandid koju tõin ja samamoodi ema, kes tol hetkel tõenäoliselt väga suurt teadmist ei omanud toidulisanditest, kaasuu ammuli vaatas ja pigem arvas, et midagi kahjulikku nagu teen. Ütleme, teadmatus ongi see, miks vanemad sellesse nii suhtuvad ja kindlasti on siin mingid lugusid ja mis ka räägitakse, et toidulisandik on seotud teatud ohud, mis selles mõttes on põhjendatud, et täna kahjuks eriti Ameerikas toodetud toidulisanditel, ütlen ausalt, ei ole väga suurt kontrolli. See tähendab seda, et tihti pakenditel lubatud info ja tegelikkuses ei vasta ja see ei ole välja mõeldud lihtsalt arvamus. On olnud metauuringuid, kus siis võetakse mingi ports toidulisandeid
ja hakatakse siis, lihtsalt võetakse need pulgi lahti ja vaadatakse, mis seal sees on. Ja siis selgub, et umbes 80% müügil olevatest toodetest ei vasta tegelikult sellele sisule, mis on kirjutatud sinna pakendile peale. Mõnel on rikkumised väiksed, aga mõnel on niimoodi, et põhimõtteliselt 80% on vähem seal toimeainet sees, kui seal pakendil on lubatud. Ehk sisuliselt me tarbime midagi, aga tegelikkuses seda toimeainet, mida me loodame sealt saada, sealt nii palju ei ole. Nii et ka see põhjendatud mure, ütleme sellepärast on, aga see ei tähenda alati seda, et me saame nüüd kahjulikke aineid, kuigi jällegi tulles USA juurde tagasi, siis just eelkõige USA toidulisanditest on tuvastatud ka kõige rohkem keelatud ained. See on see üks probleem, ehk ütleme, kui siin ikkagi muretsema sellisel juhul, kui seal on mõni toimeaine, mis on keelatud aine, et tegelikult mida ta teeb, ta päriselt siis ka toimib. Ütleme, see on ka selle asja probleem. Ehk siis sa saad reaalselt sealt saadava efekti, kas sa muutud energilisemaks, kas seal on midagi, mis soodustab lihasmassi kasvu, kas seal on midagi, mis päriselt nagu toimib ja miks nad siis reklaam levib, on see, et keegi tarbiski, ütleb täitsa lõpp, hakkasin sööma, kui jõunäitajad suurenesid nagu pööraselt, eks ole, 5 sõpra teevad ka kohe ostu. Miks seda sinna pannakse? Väga lihtsalt põhjusel, et see asi toimiks, eks ole. Probleemiks muutub see asi koheselt sellisel juhul, kui sportlane peab aeg-ajalt andma ka dopingu kontrolle, mida mina oma elus olen pidanud ka päris palju andma. Ja sellepärast ma põhimõtteliselt USA mingi toidulisandid ka sel hetkel välistasingi selle, kuna see risk juba oli nii suur, seal ei ole mitte mingisugust garantiid, et sealt sees üle. Et selles mõttes isegi ütleme ka nii Eestis toodetud või need samad 365 tooted, mida siin samas koha peal päris oma Eesti inimesed nagu toodavad ja kokku panevad, ütleme, siin on see risk põhimõtteliselt olematu. Sellepärast, et Eesti seadusandlus on üks asi, pluss teine asi on ka see, et piisab, kui siit mõni oma sportlane tänu siin sellel toidulisanditele annaks positiivse dopinguproovi, siis ütleme, sellel firmal nagu väga jätkusuutlikku tegevust nagu ei ole, eks ole. Nii et need on need, nagu, mis võiks nagu muuta ka sellise kodumaise toote tarbimise nagu turvalisemaks ka laste ja vanemate poolt. Pluss on ka teine asi see, et tõesti põhilised asjad, kus murekohad, millel tasub nagu vaadata, on eelkõige, kas on mingid energeetilised asjad, mida siis võetakse enne trenni, ergutavad, või on rasvapõletuslaadi tooted olemas, rasvapõletajad, või on kolmas on testosterooni tõstjad, mida siis kasutatakse siis nii-öelda just ka lihasmassi kasvuks. Need on, ütleme, 3 sellist põhilist nagu toidulisandite rühma, mis on sellised murekohad ja eriti, nagu ma ütlesin, kuskilt USA-st tellides nagu. Kui ma ostan täna siit ka sellise vadaku valgu, nagu me siin seina peal näeme, siin veiprotein, siis ütleme, see on üks kõige ohutumaid asju, mida tegelikult ka toidulisandina võiks ka noor juurde tarbida ja just sel lihtsalt põhjusel, et kui me saame aru, et tegemist on piimavalgu ühe osaga, vadak on tegelikult juustutööstuses üleprodukt, ta siis töödeldakse läbi, muututakse kuivainena ja me saame siis sisuliselt 80% valgusisaldusega siis toote, kui ema ja isa ei luba kodus või lubavad teil juustu või piimatooteid tarbida, siis oma olemuselt ei erine see asi mitte millegiga sellest samast piimatootest. Nii et lihtsalt seal on kontsentreeritud valgu osakaal tõstetud, eks ole. Nii et need on nagu sellised asjad, mida loomulikult ega selle vanemale ei ole ka õpetatud. Ta lihtsalt näeb ühte kotti ja kui ta näeb veel sellist natukene purgimoodi asja nagu värvipurke või pahtleid müüakse, siis automaatselt sulle mingisugune keemia hakkabki meenuma, eks ole. Nii et tihti see pakend on see, miks me proovime nagu viia kokku, et kui mingi asi on sellises pakendis, siis küllap ta ei saa mingisugune puhas asi olla, siis ta peab olema mingi keemia. Nii et ütleme, see on pigem teadmatuse küsimus. Mis rolli mängivad kvaliteetsed spordi või siis tervisejoogipulbrid? Ning kellele need tegelikult kõige paremini mõjuvad? Nad ikkagi mõju avaldub, mida suuremaks koormus läheb, mida rohkem sporti tehakse, seda suuremat taastumiskasu võiks nagu sealt loota. Ehk siis mõlemil juhul tuleb niikuinii, et mida rohkem ka sporti teen, seda rohkem ma pean ka tavatoidust tarbima toiduenergiat, eks ole, mis on suhteliselt loomulik. Aga tõesti, et ka ülipika maa tegemised, näiteks meil on siin energiakeelid ja asjad, et kui selliseid asju ei oleks leiutatud, siis ütleme triatlonistidel või sellistel suusamaratonidel käijatel inimestel oleks ikka, ma ei ütle, et võimatu, aga ikka päris raske nagu tavaltahke toiduga seal hakkama saada nagu. Ehk siis need ongi loodud just sellisel juhul, kui on sellised pikemad distantsid, kuhu sa ei saa tavatoitu normaalsel kujul kaasa võtta, aga see toit peab olema kontsentreeritud kujul, siis siia ta sellisel juhul pandud ongi. Et me saaks nagu hästi väiksest pakendist hästi kontsentreeritud suure hulga siis toiduenergiat, kas süsivesikuid, valke või aminohappeid või vitamiine, mineraalained ja
sellisel juhul nad ei võta palju ruumi, neid on lihtne kaasa võtta. Ainus asi on see, et me peame siis kuskilt natukene vett ka lisaks saama, sest mida paksem on kontsentraat, seda rohkem ta vajab ka veega lahustumist, et imenduks üldse, eks ole. Nii et need on nagu sellised kohad, et jah, mida kõvem spordimees, seda rohkem, ütleme, mingil kujul erinevaid toidulisandeid võiks selles köögikapis nagu olla. Kui inimene käib lihtsalt nüüd võib-olla korra nädalas käib nagu, ütlen ausalt, treeningus, siis nagu tekib alati küsimus, et kas siis peaks olema toidulisandites kapp pungil. Ma julgen ausalt vastata, et küllap mitte. Aga kui on regulaarne treenija ja võib-olla ei ole, on ka mugavus, küsimus on ka mugavusest, ega me ei saa alati öelda, et vaat kui te nüüd selle valgu saate toidulisandist kätte, et siis on see kordades nüüd efektiivsem kui tavatoidust. Tegelikult see nii ei ole, sest kui te sööte piisavalt ka sellised väga hea aminospektriga ka loomseid valke, nagu ongi munavalgud, kohupiimad, kodujuustud, liha, kala, kana, siis te tegelikkuses need samu aminohappeid saate sealt kätte. Lihtsalt vahe on selles nende puhul, et tihti on siin kasutatud kas ka hüdrolüüsi, mis tähendab seda, et see toode põhimõtteliselt vastab seedimisprotsessile organismis. Ehk ta ei seedi 4 tundi, nagu näiteks mingi rasvasem liha võib olla 4-5 tundi, vaid et sisuliselt ta on niisuguse tunniga imendub see valk nagu päris ruttu, või on need aminohapped spektrina lahti võetud, nagu siin on PCA, ta on juba siis tükkideks võetud põhimõtteliselt see valguahel ja sellisel juhul on ta siis seotud juba otseselt sellega, et organism saab teda hästi lihtsalt kasutusele võtta. Ehk see imendumiskiirus ja spordis ju põhiline, mis hakkabki lugema, eriti distantsil, et kui ruttu need taastavad toimeaineid kohale jõuavad, eks ole. Kui on aega süüa ja me söömegi 3-4 tunni tagant, eks ole, vahest ka 5 tunni tagant ööpäevas, siis ei ole toidu imendumisel tegelikult kiirena üldsegi pointi, sest 5 tunnide pärast tuleb järgmine toit. Ehk ongi okei, kui see 4 tunni jooksul tasapisi tiksub aminohappeid peale. Küll aga kui distants ongi maratoni jooksus, näiteks ongi 2, ütleme kiiremad poisid tulevad selle 2 tunni alguses kohale, aeglasemad on 3-4 tunniga, siis on ju see, kui see asi imendub 5 tundi, siis selleks ajaks on distants juba läbi, eks ole. Ehk sellisel juhul ta peab hästi kergesti kättesaadav olema siis organismile. Nii et need on need nagu kohad, kus koha pealt kasu saada või kellele mõeldes nagu toidulisandid, ükskõik on see siis süsivesikutele või valkudele baseeruvad või kasutada nagu võiks. Aga kui me just võtaks nagu noore korvpalluri näiteks, siis et mis võib-olla siis tema võiks võtta või? Korvpalliga see, et tegemist on ju sellise tsüklilise tegevusega, et mis teil nüüd endal seal veerand aegasi, kui palju noortekossus, palju see erineb täiskasvanutega. Siin on 4x10 mängivad. 4x10, tegelikult kui sa võtad nüüd sellist pingutust, 40 minutit nagu on ju kokku, ütleme, kui just lisaajal ei lähe, ütleme, on sellist mänguaega, mis peale vaadates mõtled, et ega see nüüd ülemäära pikk ja kestev asi tegelikult ei ole, eks ole. Asja keerulisemaks muudab just see intensiivsus, eks ole. Ta on sellised lõigud, kiired lõigud edasi-tagasi, eks ole, pidurduste, suunamuutuste asjadega, mis muudavad ta nagu keerulisemaks, kui lihtsalt, mõtlen ka, mis 40 minti ära ei ole siis joosta. Kui sa rahulikus tempos jooksed ja ma arvan, te jooksed ise ka, ega see liiga kontimurde tegevus ei ole, eks ole. Küll aga kui te teeks seda lõikudena, et sprindid vahepeal 200 meetrit ja siis vahepeal longid 200 meetrit, vahepeal võib-olla et seisma ka, siis hakkad vaatama, et pagan see asi muutub hoopis vastikumaks ja raskemaks. Eks ta seotud on nii, et tõenäoliselt sõltub ka ainult sellest, milliste energiavarudega mängule tullakse. Vaata, kui me oleme söönud ennem tegelikult piisavalt ka päeva jooksul, kui õhtupoole mäng, siis ega otseselt inimese oma energiavarud nüüd kossu mängu jooksul tegelikult ei ammendu. Ehk meil on endal suurem osa olemas süsivesikute varusid sees, mis meil on maksas ja lihastes. Meil on piisavalt aminohapete varusid olemas, mida me saame kasutusele võtta. Ehk siis ütleme, et ta ei ole selline ala, kus nagu väga selgelt energiavarud ammenduvad, kuna ta on lihtsalt ja eriti võib-olla selgub, et ega väga vähe mehi on, kes 40 minti pärast mängivad, eks ole. Et ikkagi koos vahetustega selgub, et see aeg lüheneb veelgi, eks ole, ja et seal ei pruugi otseselt tulla sellist, ütleme, energiavõlga peale. Küll aga kui kellelgi ikkagi väsimus tekib, siis ka sellised, ütleme, isotoonilised joogid, nagu ma siin näitasin, oleks üks asi, aga teine asi, võib-olla ma paneks grammi aminohappeid sisse, ma paneks need 2 asja kokku sisuliselt nagu. Ehk siis meil on olemas selline jook, mis taastab energiavarud ja ma paneks siia sellist aminohappetel baseeruvad PCA-d juurde, PCA ka üksinda, ta ei ole nüüd mingi lihase kasvusuunitlusega asi, aga näiteks PCA väga hästi hoiab töövõimet.
mis tähendabki seda, et lihasväsimus tekib hiljem. Ma olen seda ise oma elus päris palju kasutanud ja selle PCA viimased uuringud ütlevad ka, et ta ei anna isegi niivõrd lihasmassi kasvule kaasa eraldi, kui inimesed tarbisid katserühm. Aga vastupidi, mis ta nagu hästi teeb, on see, et sisuliselt ta täidab ka nagu natukene nagu süsivesikute, kuigi ta olemuselt ei ole süsivesik, siis ta täidab seda süsivesikute pointi, et sul on lihtsalt energiat kuni lõpuni rohkem. Et see, ja eriti inimestel, kellel näiteks on piiratud toitumine või kes ütleme võib-olla isegi alade puhul, kus näiteks ei saa süsivesikuid võib-olla tarbida nii palju, et keha oma rasva kasutaks rohkem, siis hakkab see PCA nagu hästi olulist rolli mängima. Aga ütleme Kossu puhul ma paneks need 2 asja kokku, oleks siuke mänguaegne jook nii-öelda. Et see oleks nagu väga okei. Palju sportlased ka näiteks kooli ja trenni vahelt ei jõua siukest ühte suurt toidukorda süüa. Ja nagu sa mainisid enne koolitoitu, siis paljud ka väldivad seda, et mis sa ütleksid, mis on siuke hea vahepala snäkk, mis kotti visata, mis siis annab piisavalt energiat trenni jaoks? Seal on mitu asja, me peame aru saama, et ta peaks sisaldama nii süsivesikuid, valke kui rasva. Ehk tegelikult, kui ma viskan lihtsalt õunakotti, see on väga tore ja ma saangi sealt, ütleme, 100 grammi kohta umbes 10 grammi süsivesikut ka kätte, et 150 grammist õunast umbes 15 grammi süsivesikuid, mille ma tõenäoliselt esimese vaata, et 10 minuti jooksul on see juba ära kasutatud trennis päris ruttu nagu. Ehk tegelikult alati ka sellise snäki või selle, et ta võib olla ka mõni valgupatoon näiteks, kui on seal süsivesik, valgud, rasvad on mõlemad sees, ehk mitte lihtsalt ütleme müslipatoon, mis on rohkem suhkrune, aga tänapäeval ka ütleme see valgupatoonide valik on päris suur on olemas, mida kasutada ja teine asi, ta võib olla ka selline vaheseigina tehtud, mida ma ise aeg-ajalt teen sellise kerge toidukorra asemel on, kui ma panen seda sama vadaku valku näiteks keefiriga segamini. Natukene vett ka, et ta ei läheks liiga paksuks, aga mida ta teeb, ta on selline, ütleme, ta tuleb natuke siukest jogurti sarnane jook. Ainus asi on see, et keefir on ise nii palju kasulik raam, et seda võiks siuke klaasi päevas iga enda tervisest lugupidav inimene ära juua. Ehk seal on sees tegelikult võrdselt siis põhimõtteliselt süsivesikud, valke, rasvu, pluss tal on, ütleme, sellised probiootilised bakterid sees olemas, mis nagu seedimisele hästi mõjuvad. Ja kui ma panen seda vadakuvalku sinna juurde, ma tõstan lihtsalt seda valgu osakaalu väga selgelt seal. Ja sinna juurde näiteks on mingi 1 puuvili ja näiteks 20-30 grammi pähkleid. Pähklid on enamalt jaolt rasv, puuviljadest tuleb enamus süsivesikuid ja kui sinna see valgu ja selle keefri segu panna juurde, ta moodustab juba täiesti ühe sellise päris korraliku toidukorra. Ja kusjuures seda ei ole väga keeruline isegi kooli võib-olla kotti või kuskile trennikotti panna, aga lihtsalt sul ongi põhimõtteliselt segad selle seegi valmis ja päeva jooksul teda ei juhtu mitte midagi seal nagu, et ka lihtsalt selline toidukord on väga, väga hea kaasa võtta näiteks. Palju sportlased arvavadki, et kui tarbitakse siis lisandina ka kreatiini, et siis kuidagi liikuvus kaob ära ja muututakse hästi selliseks suureks. Et kas see tegelikult siis vastab tõele? Ütlen, sama arvatakse tegelikult ka jõutreeningu kohta. Paljud spordialad kõrvalt, miks ei võib-olla jõutreeningule ka ei panda rõhku koos võib-olla selle kreatiini tarbimisega, on see sama hirm, et ja kus seda tegelikult tunneb, ega ütleme ausalt, kui Kossu poiss läheb harva jõusaali ja teeb korraliku jõutreeningu, mis sellega kaasneb, on ju lihasvalu, mida me tunneme, eriti järgmistel päevadel. Loomulikult järgmistel päevadel Kossu liigutused tänu selle lihasvalule on väga selgelt häiritud, eks ole, kaasa arvatud tõenäoliselt ise, sellepärast, et sellist lõtvust selles käes enam ei ole. Ja sellest tingituna väga paljud nagu loobuvadki jõutreeningust, just sel põhjuselt sa hakkad aru saama, et erialased võimed hakkavad kannatama, eks ole. Ja ma selgitangi seda lahti niipidi, et kui te nüüd järjepidevalt teeksite neid asju koos, siis tegelikult sarnast lihasvalu enam ei kaasne, eks ole. Ja samal ajal, kui isegi teha, ütleme, jõutrenn ära ja lõdvestuseks minna ja loopida peale veel pärast, siis tegelikult keha sellega samamoodi kohaneb nagu. Ta harjub selle pingega, mis toob kaasa see jõutreening ja tal tegelikult võib kaasneda ka lõtvus, kui ma lihtsalt järjest ja lähen harjutan selle väsinud lihasega ka viskamist. Ehk siis ja kui ma sellega kohanen, siis varsti hakkate aru saama, et need jõuvõimed mitte ei kao ära, vaid ma olen Kossust tugevam, mul on, eks ole, hüppevõime parem, mul on keha on suurem, et mind ei saa nii ruttu ära lükata sealt, eks ole, väga palju asju hakkab kaasnema, mis aitavad hoopis platsi veel paremini hakkama saada. Ja selle kreatiini tarbimisega, mis on vaieldamatud täna kõige uuritum toidulisand, kreatiini kohta on sadu teadusuuringut täna, mis kinnitavad esiteks selle toimet. Teine pool on see, et kreatiin üksinda, ütleme nüüd, ilma korraliku jõutreeninguta ega väga suurt pointi teda nagu süüa ei ole. Ehk siis ta põhipointena on 2 asja.
on siis jõutreeningust tulenev kasu, jõunäitajate suurenemine ja lihasmassi suurenemine, mida ta päriselt teeb ja 2 korda rohkem kui näiteks ainult süsimesikute ja valgu tarbimisega. Uuringute põhjal umbes samal ajal testrühm umbes 2 korda rohkem saab lihaseid juurde, mis on nagu muljet avaldav ja ta on tegelikult, ütleme, ka selline kontrollitud toidulisanditest kõige toimivam toidulisand, kus sa mõju kõige rohkem tunned. Samas on umbes siukene, ütleme, 1/3 inimesi tunneb kreatiini mõju, eriti meesterahvad, tunnevad väga hästi. Mul on olnud juhuseid, kus 1 kreatiinikuuriga, mis on kuu, on kehakaal suurenenud 10-15 kilogrammi inimesel, kellel on päriselt siuke hea vastuvõtlik. Teine pool tunneb osaliselt, kehakaal suureneb 2-3 kilo, tunned jõunäitajad suurenevad. Ja 1/3 umbes on see, kes kreatiini mõju tegelikult põhimõtteliselt ei tunnegi. Osadel juhtul isegi nii, et tuleb põhi alt ära ja sisuliselt näha, et keha ei võta teda nagu omaks. Ehk siis see on ka see, et ega seda peale vaadates ei saagi nüüd öelda, kellel ta täpselt toimib. Väidetavalt on ka see, millises lihaskiudude vahekorras, et kui meil on ikkagi nii-öelda siis valgeid kiireid lihaskiude rohkem, mis on sprinteri tüüpi, siis ka automaatselt näiteks ütleme siin trekisprinteritel, jooksjatel sprinteritel, ka nendel on kreatiini toime selgelt parem kui näiteks kestusaladel või näiteks maratonijooksjatel. Ma ei ole ausalt öeldes kuulnud maratonijooksjaid väga kreatiini kasutamas nagu. Ja teine asi ka sellest väga aru saamas, sest arvestage ka, et kreatiinfosfaat, mis toimub põhimõtteliselt esimese 10 sekundi jooksul plahvatus näiteks sprindi puhul, keha kasutab kreatiinfosfaati, siis sisuliselt ta on seotud ikkagi plahvatuse jõuga, eks ole ju. Et mida pikemast distants läheb, seda väiksemat osakaalu või pointi on üldse kreatiini nagu tarbida. Nii et selline mõte nagu, aga kreatiin üksinda ei muuda teid nüüd aeglasemaks, nagu ma ütlesin, koos tugeva plahvatusliku jõutreeninguga, vastupidi, te võite tunduda tunduvalt kiiremaks võite muutuda, eks ole. Ja teine asi, mis täna kreatiini puhul on eriti äramärkimist väärt, tema võime parandada mälu ja juba eakatele põhimõtteliselt täna doseeritakse eakatele inimestele mälu parandamiseks kreatiini. Nii et see on nagu üks kõige uuemaid avastusi, mis taga on, et ta nagu mõtlemiskiirus parandab ja mälu. Et neid uuringuid on täna päris palju juba, mis on tehtud ja on nagu, kui varem räägiti ainult jõutreeningust, siis nüüd räägitakse hoopis eakatele suunamisest ja eakatel põhimõtteliselt vanaemale vanaisale jõuluks kinkida, ütleme siis. Ja, ilma naelata, et sellest võib abi olla. Aga kui tihti või millal te soovitaksite just nagu noorele korvpallile seda kreatiini tarvitada siis? Ma arvan ikkagi, ta on seotud esiteks tsüklitega, et kui on ka sellised üldettevalmistavad jõutsüklid, siis on kõige mõistlikum alati teda võtta. Et ikkagi kui on kas suvel on üldettevalmistusperiood, tõenäoliselt see on kõige mõistlikum aeg, et sa ikkagi päriselt jõuaksid jõunäitajate pluss kehakaaluga ka mingile uuele tasemele. Sest ja teine asi on ka see, et isegi kui me jõuame uuele tasemele, siis võib-olla enamus ka korvpallurid või muude alade, siis teiste, ütleme siis pallialade esindajad võiks aru saada sellest, et jõuvõimed ei säili, kui neid ei tule iga nädalaselt kas või mõõdukalt peale. Ehk tihti arvatakse, et ma teen nagu jõutreeningu suvel üldettevalmistus ära, et ma sügisest kevadeni ma sellega tegelema ei pea. See on täpselt sama, kui ma jooksen intensiivselt 3 kuud, saavutan mingi täiesti vastupidavuslikult uue jooksuvõime, järgmised 9 kuud arvan, et ega ma väga jooksma ei pea, sest kui ma jooksin ju ette ära ju. Kõik võimed tasapisi taanduvad, ehk samamoodi on jõuvõimed, et see on nagu üks arusaam, mida võiks pallimängijad omaks võtta ja saada, et kui sa tahad, selge on see, et mingil hetkel tuleb koormuse mõttes valikuid teha, et sa ei saa aasta ringi panna võib-olla 4 korda nädalas seda jõusaali, kui sa üldettevalmistusel teed. Aga sisuliselt kas või 2 korda nädalas, et hoida neid samu jõuvõimeid, mida te viisite juba mingile tasemele, kas või nende hoidmiseks on vähemalt vajalik vähemalt 2 jõutrenni nädalast teha. Alla selle lihtsalt need võimed ei säili. Või vähe sellest, et nad kuhugi poole edasi lähevad. Okei, aga lõpuks, et mis oleks siis sinu 3 kõige praktilisemat nõuannet noorele sportlasele? Ma alustaks võib-olla esimesena sellest, et iga sportlane peab ise mõtestama selle ära, et ta teeb sporti ise endale ja tema tulemus sõltub temast endast. Vahet ei ole, kas on pallimängudala või individuaalala. Sest teie isiklik areng on nagu teie karjääri alus nagu. See on nagu üks asi. Teine asi on see, et mitte ainult keskenduda treeningule, aga ka need taustal olevad asjad, toidulisandid, toitumine, puhkusuni, see pool määratleb ära väga suure osa saavutusvõimete paranemist. Ja kolmandaks, ma arvan, et just seda, et
harida ennast, ise harida, mitte eeldada, et kui treener räägib midagi, siis ma tean ja kui treener ei räägi, siis ma tegelikult ei tea mitte midagi nagu rohkemat. Ehk tegelikult ka mida ma ise karjääri vältel kogu aeg tegin, oli see, et ma võtsin raamatuid, ma lihtsalt lugesin. Täna põhimõtteliselt meil ei ole kunagi olnud infot nii palju käes, kui teil kutid täna on. Põhimõtteliselt lihtsalt istuge, ma olen ise kirjutanud ka raamatu. Targalt toitumise, treenimise käsiraamat, see on 400 lehekülge koos treenikavadega, nii teie ütleme siis mitte siis ütleme jõualade, jõutreeningust, toitumisest, näidistoitumiskavade ja toidulisandite lahti seletamisega, kas või see sama raamat võtta, läbi lugeda ja te olete tõenäoliselt 99% targemad kui enamus teisi pallimängijaid samas valdkonnas. Nii et info on kättesaadav, et ärge jääge ootama, et keegi seda kuskilt ämbriga seda tarkust toob, vaid et ise tahta areneda, ise personaalselt, isegi kui mõni sõber ei viitsi kõrval pingutada, see ei tähenda seda, et teie ei pea pingutama. Ja ülejäänud, põhimõtteliselt ongi teie enda kätes, on tegelikult teie enda tulemused, karjäär ja see, kui kaugele te kuskil üldse jõuate. See ei puuduta ainult sporti, elus sama. Võt, selle noodiga ongi ilus lõpetada. Aitäh! Aitäh!